Tere! Mina olen Lenno Põder. Kui autojuht, kes kasutab digitaalset sõidumeerikut, on autost väljas ning kaasas on ka tema juhikaart, peab ta oma tegevused selle aja kohta, mil ta eemal oli, sisestama juhikaardile digitaalse sõidumeeriku manuaalse sisestusseadme abil. Ma toon ühe näite, et juht lõpetas oma tööpäeva reedel kella 5, näiteks kella 5 ja võttis oma juhikaardi välja. Tagasi tööle tuli ta ka esmaspäeva hommikul kella 8 ning pani kaardi siin sisse. Vahepeal aga oli ta kodus puhkamas. Nüüd on oluline teada, et enamus digitaalsetest sõidumeerikutest on võimalus seesama kodus oldud aeg märkida juhikaardile puhkeajaks. Tuleb teha niinimetatud täiendav sissekanne. Uuematel mudelitel on see asi lihtne. Tuleb vajutada vaid mõned korrad kaardi sisestamise järgselt okeid, kuid vanematel mudelitel on see veidi keerulisem. Näitan nüüd teile õppesimulaatori peal, kuidas siis Siemens VDO vanema põlvkonna digitaalse sõidumeerikul juhikaardi väljasoleku aeg puhkeajaks märkida, ehk siis kuidas teha manuaalset sissekannet. Nii, nüüd tulles siis tööle, sisestan oma kaardi. Kaardi sisestamine alati kiip üles poole ja ettepoole. Nii, edasi lükkan ta sisse. Niimoodi, siin on siis ekraani jälgimine ääretult oluline. Kõigepealt oli väike tervitus, juhi nimi ja millal kaart välja võeti. Mul on siin paar päeva tagasi kaart välja võetud ja nüüd ongi hetk käes, kus tuleb teha siis valik, kas teha täiendav sissekanne. See ongi nüüd see koht, kus ma saan selle kaardi väljasoleku ajal selle aja täita erinevate aegadega. Ma valin jah. Ja nüüd vanematel Siemens VDO mudelitel ta pakub välja ka, et kas oli vahetuse lõpp. Siin ma soovitan jätta ei ning vajutada okei. Nüüd on näha, et siin üleval on kuupäev ja kellaaeg, millal kaart välja võeti. Siin on kuni märk ja nüüd kellaaeg ja siin kellaaeg vilgub. Selle menüü nupuga siit vajutades saame nüüd hakata kerima seda vilkuvat aega. Ja ma pean selle kerima nii kaugele, kuni tänase hetkeni, mil ma kaardi sisse panin. Esialgu siis hakkavad minutid, tunnid ja lõpuks ka päevad üsna kiiresti liikuma. Nii et rohkem ma näen, et hoian ikkagi nuppu all, kuid kellaaeg enam edasi ei liigu. Paar korda veel vajutan igaks juhuks, et on näha, et kell on kinni jäänud. See kellaaeg siin on vanematel tüüpidel UTC kellaaja. Meie kohalik aeg on siis talve ajal 2 tundi pluss ja suvel pluss 3 tundi. Nii, kinnitame selle ajaperioodi siit kuni siiani. Okei. Ja nüüd algas vilkuma siis tegevuse sümbol. Et seda aega valida ja määrata ära puhkeajaks, pean ma valima siit jällegi nende noolte abil puhkeaja sümboli. Nii, see on mul olemas. Ma kinnitan selle sümboli okeiga, kinnitan sissekanne jah. Nüüd ma enam tagasi minna ei saa ning nüüd on näha, et juhikaart on sisestatud ja see kaardi sümbol, mis siia tekib, on ka tervik. Ja võin asuta siis muid teisi tegevusi tegema. Nii, ja nüüd ongi siis kaardis väljasoleku aeg märgitud ära kogu see aeg siin puhke ajana. Kui tekib küsimus, et kas selle aja kohta peab olema ka puhkeleht, siis vastus on ei. Kui juht on oma tegevused ikkagi sõidumeeriku abil ise manuaalselt sisestanud, siis eraldi puhkelehte selle kohta olema ei pea. Samas, juhul kui juht jätab antud tegevuse tegemata, ehk ta ei fikseeri oma kaardi väljasoleku aega näiteks puhkeajana, siis jääb andmete järjepidevusse tühimik, ehk siis teadmata aeg. See on tähistatud siis küsimärgi sümboliga. Selle ajaperioodi kohta siis sellisel juhul, kui siin on küsimärgid, võib aga kontrollija vabalt küsida lisatõendeid, nagu näiteks käsitsi kandeid või ka puhkelehte.
Kui manuaalne sisestamine on autojuhil selge, siis väheneb sellega oluliselt ka kontori inimeste koormus. Just nimelt puhkelehtede väljastamise vähenemise näol. Igal juhul õpime sõidumeeriku selgeks. Mis siis ikka, loodan, et antud õpetus oli teile abiks ja vaadake julgelt lisa meie veebist www.ametikoolitus.ee, kus on palju kasulikku menüüde seadusandlus ja kasulikku all. Naelkummi!